Mis siis saab, kui USA president Donald Trump teeb lõpliku otsuse? Olles proovinud Iraaniga kõike, mis pähe tuleb. Vahendajate kaudu läbirääkimistest kuni õhurünnakute ja survestamiseni. Trump otsustab, et aitab küll. Kui USA tahab Iraanis võita, ei saa ta seda teha ainult rünnakute ja Hormuzi väina blokaadiga. Väed tuleb maale saata. Vajalik on täielik sissetung. See on mõeldamatu, aga see võib siiski vajalikuks osutuda. Ja kui see juhtub, see on üks stsenaariumidest, mida Trump võib proovida järgida. Üks asi on kindel, Iraan ei oleks enam kunagi endine. Trump ei taha Iraani tungida. Ta teab, et juba see mõte on ebapopulaarne, aga ta on proovinud kõike, mis pähe tuleb. $300 miljardi suurune taastamiskava, mis pidi Iraani tagasi läbirääkimistele tooma, ei saanud tuult tiibadesse, kui hakati küsima, kust see raha üldse tuleks. Ameerika on Iraanile palju kahju teinud selle kombineeritud õhu- ja mereväe strateegiaga, mida oleme näinud kogu operatsiooni Epic Fury vältel, aga sellest pole piisanud. See strateegia eeldas, et Iraan üritab USA-ga otse vastu astuda. Nii ei läinud. Ameerikal on puhta hävitusjõu poolest ülekaalukas tulejõud, aga Iraanil on asümmeetriline strateegia. Koos režiimi ja islami revolutsioonilise kaardiväe ehk IRGC valmisolekuga olla valmis vastu pidama ja taluma kõike, mida Ameerika ette võtab. Droonidest on saanud oluline tegur. Kuigi USA on kõrgel kõrgusel ja mereväelahingutes väga võimas, on tal olnud raskusi Iraani madalalt tulevate ohtudega toime tulemisel. 5-nädalane kampaania on nüüdseks veninud peaaegu poole aasta pikkuseks. Kui Donald Trumpil hakkavad valikud otsa saama, peab ta halbadest variantidest parima valima. Ta ei saa alla anda. Seda tehes näitaks ta liiga palju nõrkust, sest see tähendaks, et USA peab lahkuma võitlusest, mille ta ise alustas, ilma et oleks midagi ette näidata. Operatsioon Epic Fury oleks mõttetu, kui Iraan kontrollib endiselt Hormuzi väina ja jätkab uraani rikastamist. Kuid diplomaatia, tõkked ja pommi järel pole viinud USA-d sinna, kus Trump tahab seda Iraanis näha. Jäänud on vaid üks võimalus. Kõige vähem kohutavatest valikutest. Sissetung. Selle sissetungi stsenaarium, mida me kohe esitame, tugineb ühele otsustavale tegurile. Iraani kurdid oleksid mängus. USA vajab seda. Ja nagu me teada oleme saanud, see tahtis julgustada kurde juba algusest peale suurema osa tööst ära tegema. Iraanis ei ole puudust etnilistest rühmadest, kes tahavad näha riigi režiimi lõppu. Enamik riigi vähemustest, sealhulgas kurdid, kes moodustavad 10% Iraani elanikkonnast, aserbaidžaanlased, kes moodustavad 16%, ja luriid, balutšid, turgi ja araabia rahvad, kelle kõigi osakaal jääb ühekohaliste protsentide piiridesse, tahavad näha muutust. Vähemusi kiusab Iraani režiim taga. Kuid nende erinevate inimeste koondamine ühtseks rindeks pole USA jaoks valik. Neil kõigil on erinevad ettekujutused sellest, milline peaks Iraan ilma praeguse režiimita välja nägema. Ja enamikul neist ei ole sellist võitlusjõudu, mis oleks tõeliseks abiks sissetungi ajal. Kõige tõenäolisemad abistajad USA-le on kurdid. Ja Ameerika tuvastas selle ise juba ammu, enne kui selle sissetungi võimalus üldse tekkis. 4. märtsi raportis avaldas CNN, et nende allikate sõnul töötas CIA selle nimel, et relvastada Iraani kurdi vägesid ja oli sellega alustanud juba mitu kuud enne operatsiooni Epic Fury algust. Tundus, et idee oli selles, et kurdid tormavad Teherani USA ja Iisraeli õhuvägede toetusel, et kukutada režiimoperatsiooni Epic Fury esimeste nädalate jooksul. Seda esialgset plaani toetas 5 kurdi rühmitust Iraanis, kes ühinesid ühe lipu alla kui Iraani Kurdistani poliitiliste jõudude koalitsioon 22. veebruaril, vaid 6 päeva enne esimesi õhurünnakuid. Koos toovad need rühmitused 10 000 võitlejaid mängu. Need rühmitused võivad ühineda endise Iraani presidendi Mahmoud Ahmadinejadiga ja koos astuksid nad kokku variseva režiimi asemele. USA arvas, et sellest piisab. Ei piisanud. Kurdi vägede tormijooks Teheranile ei toimunud kunagi. Seega plaan B siis. Kuna USA valmistub omaenda sissetungiks, soovib ta siiski kaasata kurde, eriti kuna nad võivad osutuda väga häirivaks jõuks Iraani põhjaosas. Ameerika teab nüüd, et ainult kurdidest ei piisa töö tegemiseks, isegi õhurünnakute toega. Nii et nad saavad olema pigem abijõud, mitte peamine tegija. Peamise töö peab ära tegema USA. Just neil planeerimise algfaasis ilmneb esimene takistus USA sissetungile. See takistus on Türgi. Ja viimane asi, mida Türgi tahab näha, on hästi relvastatud kurdi mässuliste rühmad, isegi kui nad tegutsevad koos sellise liitlasega nagu USA. Tegelikult näib, et just Türgi mängis võtmerolli kurdi rühmituste takistamisel operatsiooni Epic Fury algfaasis osalemast. Seda ütles Iraani välisminister Abbas Araghchi, kes märkis juulis, Türgi mängis selles protsessis väga tõhusat rolli.
Nad pidasid ameeriklastega läbirääkimisi ja võtsid selles küsimuses väga kindla seisukoha. Need ühised pingutused tagasid Iraani jagamise ja sisemiste rahutuste õhutamise vandenõu nurjumise. Kuidas USA sellest takistusest siis üle saab? See ei hõlma kurde. Küll aga Iisraeli. Tõenäoliselt ei ole Iisraelil huvi maapealsesse operatsiooni sekkuda. Trump teab seda. Siiski teab ta ka seda, et Iisraeli Mossad oli algse plaani taga, et kurdid võitlusse kaasata. Ja võib-olla võidakse olla valmis kibedat pilli alla neelama ja väitma, et Iisrael on selle taga, mida kurdid USA sissetungis teevad. See päästaks USA diplomaatilisest kriisist Türgiga. Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu oli algse idee pooldaja. Ja ta võib olla valmis toetama kurde Iisraeli õhuväega, samal ajal kui USA saadab maaväed kohale. Kui see on nii, siis kurdi võitlejate roll ei ole Teherani rünnata. Vähemalt mõnda aega mitte. Nad oleksid seal selleks, et tekitada kaost Iraani põhja- ja lääne piirkondades. Oleme juba näinud selle juhtumise märke juunis. Rida kurdide rünnakuid nõudis 4 IRGC liikme elu ja on spekuleeritud, et just kurdid olid väidetava autoõnnetuse taga, mis nõudis IRGC mereväe poliitilise asetäitja elu Mohammed Akbazadeh. Trumpil on plaan valmis, eeldades, et kurdid löövad Iisraeli abiga kaasa ja ta saab kas olukorda siluda või lihtsalt mitte hoolida sellest, milliseid probleeme see osa plaanist Türgiga tekitab. Trump ja tema administratsioon saavad keskenduda USA rollile ja just siin lähevad asjad keeruliseks. USA'l on maismaa sissetungi ajal ilmsed sihtmärgid, millele keskenduda. Nendel sihtmärkidel on oma keerukused. Hormuzi väinas asuvad saared määravad kõik ja me hakkame kohe selgitama, miks. Aga enne kui me seda teeme, tuletame meelde, et te vaatate sõjasaadet. Kui teile see video meeldib, siis meie kanalil on veel palju muud ning me avaldame videoid iga päev. Hellige kanal ja vajutage teavituste kellukest, et kindlasti neid näha. Ameerika roll, vähemalt alguses, on vallutada Hormuzi väinas asuvad saared, aga mitte kõiki saari. Valida on 8 saare seast, aga mõned neist on strateegiliselt olulisemad kui teised. USA valib välja 3 Kar, Larak ja Qashem. Kõiki 3 saab kasutada Iraani režiimi kahjustamiseks erineval moel. Kui rääkida naftast, mis on kogu Iraani majanduse elujõud, Kargi-saar tähendab Iraani režiimi jaoks kõike. Asudes umbes 26 kilomeetri kaugusel Iraani rannikust, pidage seda meeles, sest see on oluline. See saar on juba saanud tugevalt tunda USA õhurünnakuid. Sellel oli põhjus. Kargi-saar on koht, kus asub naftataristu. Täpsemalt, seal asub eksporditerminal, mis töötleb umbes 90% Iraani naftasaadetistest, mis tähendab, et seal saab päevas laadida umbes 7 miljonit barrelit naftat. See üks saar on vastutav kümnete miljardite dollarite sissevoolu eest Iraani igal aastal. Selle üle kontrolli võtmine võimaldaks USA-l läbi lõigata majandusliku unearteri, mis hoiab Iraani elust. Vähemalt selline oleks plaan. Laraki saar mängib teistsugust, kuid mitte vähem tähtsat rolli. See saar toimib sisuliselt Iraani silmade ja kõrvadena Hormuzi väinas, mille Iraan on blokeerinud, et avaldada survet USA-le sõja lõpetamiseks. See asub Qashemi idaküljel ja on suhteliselt hästi kindlustatud. Seal on punkrite võrgustik ja väikesed sadamad, mis on ehitatud ründelaevade jaoks. Just see saar muutus sisuliselt e-maksupunktiks, kus kaubalaevad maksid $2 miljoni suurust tasu, mida Iraan nõudis turvalise läbipääsu eest läbi Hormuzi operatsiooni Epic Fury haripunktis. Saar on samuti varustatud radaritega, sidetornidega ja Iraani revolutsioonilise kaardiväe IRGC vaatluspostidega, mille kõik USA soovib rivist välja lüüa. Siis on veel Qashem, 3 kindlusest kõige tugevam. Kuigi Qashem on pealtnäha ilus saar, on ta suur. Pindalaga 1445 ruutkilomeetrit. Seal elab 148 000 elanikku ja arvatakse, et seal asub maa-alune raketilinn. See asub vaid 22 kilomeetriste kaugusel Bandar Abbasist, kus paikneb üks Iraani peamisi mereväepääse. Iraani kiirpaadid stardivad pidevalt sellelt saarelt. Samuti droonid ja raketid, muutes selle ründejõuks, mis aitab Iraanil Hormuzi väina kontrolli all hoida. Mõned on sellele saarele isegi andnud hüüdnimeks Iraani uputamatu lennukikandja ja see oleks kindlasti 3 kõige keerulisem saar, mida USA-l oleks vaja vallutada. Aga USA peab siiski tungima sisse. Kui USA soovib hävitada Iraani kontrolli Hormuzi väina üle, mis oleks maismaajõudude saatmise üks peamisi eesmärke, siis peab Qashemi saar langema. Need 3 saart koos annaksid Iraani režiimile 3-kordse löögi. Kargi-saar annab majandusliku hoobi, Larak annab Iraanile paremhaagi silmade vahele ja Qashemi saar kisub Iraani ründepotentsiaalilt sisikonna välja. Aga ainult Hormuzi väinas. Ja just siin näeme, kuidas tekib veel üks probleem. Me ei ütle, et Ameerika Ühendriikidel oleks lihtne neid 3 saart vallutada. Teostatav on parem sõna, eeldades, et Ameerika suudab koondada mitukümmend tuhat sõdurit ja nad tegelikult saartele viia, mis iseenesest pole sugugi lihtne ülesanne. Aga kui jõuame Ameerika Ühendriikide okupatsioonini, võib peagi selguda, et USA on kas sõitnud või lennanud Iraani seatud lõksu.
Üks asi on need saared vallutada, nende hoidmine on hoopis teine probleem. Võite mäletada, et palusime teil varem meeles pidada Kargi saare lähedust Iraani rannikule. Selleks on põhjus. 26 kilomeetrit ei ole raketi või drooni jaoks väga pikk vahemaa lennata. Ja nüüd näed sa Ameerika probleemi. Kui USA väed paiknevad neil 3 saarel, oleksid nad kergeks märklauaks kogu Iraani tulejõule, mida saab rannikualadelt välja lasta. Tõenäoliselt tuleks mängu ka suurtükivägi ja väikeste paatide parved, mis seaks USA äärmiselt keerulise ülesande ette rajada õhutõrje ja püüda luua nende saarteni logistilisi ühendusi samal ajal, kui neid pommitatakse. Lisaks neile otsestele probleemidele seisaks USA silmitsi ka propagandaprobleemiga. Iraani luuredroonid filmiksid kõike. Kujutage ette, kui üks neist droonidest jäädvustaks, kuidas Ameerika sõdurid saavad pihta. Olgu selleks raketid, Shahedi ründedroonid või suurtükivägi, viimane neist muutub esmakordselt oluliseks teguriks, kuna sõdurid on nüüd mandrile nii lähedal. See videomaterjal levitatakse üle kogu Iraani riigitelevisiooni. Samal ajal saab Iraan kujutada USA'd kui sissetungijat, võib-olla õhutades toetust Pärsia lahe ja Lähis-Ida riikidelt. Kindlasti võib USA'l õnnestuda taas avada Hormuzi väin, mille kaudu liigub 20% maailma nafta ja veeldatud maagaasi tarnetest. Aga mis hinnaga? Saadu, võib-olla isegi tuhandeid Ameerika sõdurite elusid võib kaotada, kui USA tungib sisse ainult neile 3 saarele. Vajatakse veel rohkemat. Vähemalt peaks USA ühendama nende 3 saare sissetungi maismaajõudude paigutamisega rannikualadele, mis kujutavad suurimat ohtu Kargi saarele paigutatud vägedele, Larak ja Qasem. Trump ja tema nõunikud teaksid seda juba niigi. Nad peaksid olema pimedad, et eeldada, et Iraan ei ründa kohe, kui Hormuzi saarte kolmik on USA kontrolli all. Seega peaks USA püüdma probleemile ette jõuda. Urdi vägede aktiveerimine Iraani põhja ja lääne osas aitab, kuna nad suudavad hajutada IRGC ja Iraani sõjaväe tähelepanu, sundides võitlema 2 rindel. Aga rannik tuleb ikkagi ära kindlustada. Kui juba, siis juba, nagu Briti ütlus ütleb. Trumpil ja USA'l ei oleks muud valikut, ja just siin hakkavad sissetungiga seotud numbrid tõeliselt kuhjuma. Alustuseks on Iraani rannik tohutult pikk, umbes 1800 kilomeetrit. Ulatudes Pärsia lahest Omaani lahte. See on juba iseenesest suur väljakutse. Traditsioonilisi amfiibrünnakuid on raske läbi viia, eriti kuna Iraani revolutsiooniline kaardivägi tõenäoliselt saadab Hormuzi väina kiirpaadid ja droonid. Need vahendid püüavad logistikategevust häirida, kuid kindlasti ründavad nad ka kõiki dessantlaevu, mis suunduvad rannikubaaside poole. USA on juba saatnud operatsiooni Eepiline raev käigus Pärsia lahte USS Boxeri ja USS Tripoli. Aga tegelikult oleks kas või ühe neist Hormuzi väina kaudu sellistesse baasidesse nagu Bandar Abbas toimetamine äärmiselt keeruline. Õudessessant või vähemalt õhujõu ja dessantlaevade kombinatsioon võiks olla lahendus. USA pommitaks juba raketi, paadi ja droonide stardipositsioone üle kogu ranniku, kasutades ära seda, et umbes 80% Iraani õhutõrjevõrgustikust on hävitatud. USA peaks kasutusele võtma sellised lennukid nagu C-5 Galaxy, C-17 Globemaster III ja C-130 Hercules, et viia väed ja varustus Iraani. Kuigi küsimus, kuidas seda teha, on keeruline. Iraanil on endiselt mobiilsed õhutõrjesüsteemid ja need hiiglaslikud lennukid vajavad maandumispaiku. Qashemit maandumisplatsina kasutamine ja seejärel sealt laevadega vägede ja varustuse Iraani saatmine võiks olla üks võimalus, kuigi see ei lahenda neid probleeme, mis mõjutavad lihtsalt laevade kasutamist väinas. Võib-olla õhurünnakud ranniku lähedal asuvatele lennuväljadele tee puhastamiseks, millele järgneb kaubalennukite maandumine, lennukitest väljumine ja seejärel kohe sõdurite rünnakule minek võib-olla. Eriüksuste meeskondade paigutamine helikopteritelt võiks samuti selle lähenemise puhul abiks olla. Siis on veel numbrid. Saarete hõivamiseks võib vaja minna vaid mitut 10 000 sõdurit. Täiemahuline Iraani sissetung võib hõlpsasti nõuda miljonit või rohkem sõdureid. See puudutab täiemahulist sissetungi, mis hõlmab kogu Iraani vallutamist kuni Teherani jõudmiseni ja riigi režiimi kukutamiseni. USA tõenäoliselt ei soovi seda teha. Trump kindlasti ei taha seda teha. Ta on juba pidanud liikuma sellest, et ta kunagi kritiseeris teisi presidente nende Lähis-Ida poliitika pärast, selleni, et alustab omaenda lahesõda. Ta võib-olla pääseb sellest, kui saadab väed kohale, aga miljoni sõduri saatmine Iraani oleks juba liiga suur samm. Saarete ja rannikualade ründamine, et võimaldada majandusliku kurnamise strateegiat, oleks eelistatud plaan. Selle kohta, kui palju sõdureid oleks vaja, lähevad hinnangud lahku. Need hinnangud ulatuvad 10 000 kuni 100 000. Ainuüksi Bandar Abbasi hõivamiseks võib vaja minna ligi
20 000 meest. Ja kui arvestada 1800 kilomeetri pikkust rannajoont, on lihtne mõista, miks võib vaja minna veel sadu tuhandeid mehi. Aga oletame, et USA pühendub sellele plaanile. Siiski on veel üks väike probleem, mida tuleb arvestada. Iraani režiim. See on juba asümmeetrilises sõjapidamises tõestanud, mis ongi põhjus, miks invasiooni üldse vaja on. See režiim saab kasutada rohkem oma traditsioonilist sõjalist jõudu USA vägede vastu, kes on nüüd löögiraadiuses. See on iseenesestmõistetav. Režiim ütles ka juuli alguses, et on valmis sõjaks, kui USA ei nõustu kokkuleppega, öeldes meile, et režiim on valmis end sisse seadma ja võitlema, kui aeg käes on. Samuti tehakse huvitavaid väiteid selle kohta, kuidas Iraan reageeriks, kui USA tõesti tungiks sisse. Juuli keskel ütles Iraani riikliku julgeolekukomitee liige Ahmad Bakshayesh Adastani, kui Ameerika Ühendriigid paigutavad Iraani maavägesid, võime meiegi alustada maapealseid rünnakuid Kuveidi ja Bahreini vastu. See toob sissetungi plaanid täiesti uue ohumõõtme. Need riigid ei taha Iraaniga sõdida. Nad ei tahtnud alguses peale operatsiooni Epic Fury. Kui Iraan selle ähvarduse täide viiks, nad satuksid olukorda, kus nad peavad valima USA liitlaste ja Iraani surve vahel. Kui viimane võidab, avaldavad mõlemad USA-le tugevat survet, et see sissetungist loobuks. Sama võib öelda ka teiste Pärsia lahe riikide nagu Katar ja Saudi Araabia kohta, kui nad näevad, kui kaugele Iraan on valmis minema. See pole ka nii, et Iraanil puuduks selliseks vastuseks vajalik inimjõud. Global Firepower teatab, et Iraani sõjaväes on 610 000 tegevteenistuses sõdurit veel. 220 000 paramilitaarsetes jõududes, peamiselt Iraani revolutsioonikaardiväes ja 350 000 reservväelast. Kaose tekitamine oleks Iraani eesmärk piisavalt palju, et survestada USA-d oma otsust muutma. Nüüd on suur küsimus. Kas see võiks tegelikult juhtuda? Teatatakse, et Trump kaalub kõiki Ameerika võimalusi, sealhulgas ka sissetungi. See on CNN-i 15. juuli raporti kohaselt, mis väidab, et Valgele Majale lähedased allikad on avaldanud, et Trumpile on esitatud võimalused operatsioonide laiendamiseks Iraanis. Trump on samuti lubanud rohkem õhurünnakuid, püüdes survestada Iraani alistuma. On tunne, et see, mis varem ebaõnnestus, ei hakka ka teisel katsel toimima. Lisaks, selle video loomise ajal on Ameerika vahevalimised tulemas. Nendeni on veel paar kuud ja põhiline kuu on november. Aga need lähenevad. Ja kui USA tungib nüüd sisse, annaks see Trumpile 4-kuulise tähtaja, et kas suurelt võita või takerduda sohu, mis võiks rikkuda Vabariikliku partei võimalused hoida mõlemad kongressikoja enda käes. Seda poliitilist aspekti tuleb arvestada, sest kui kojad antakse demokraatidele üle, tähendaks see Trumpile kodumaal palju suuremat vastuseisu. Siiski tuleb midagi ette võtta. Ja praegu paistab, et Trumpi valikud on kas alandav taandumine või eskalatsioon. Kui ta valib viimase, siis see, mida me just esitlesime, on üks võimalik stsenaarium. On ka teisi, piiratumad võimalusi. Me käsitlesime üht neist, keskendudes mõni kuu tagasi Kargi saarele. Kui soovid rohkem teada saada ja saada paremat ülevaadet, miks see saar nii oluline on, siis vaata seda videot. Ja kui sulle pakkus huvi see analüüs USA vägede Iraani saatmisest, ära unusta tellida ja teavitused sisse lülitada, et sa ei jääks ilma meie järgmistest videotest. Ja aitäh vaatamast!